Näete siis, kui suur meeskond juba hommikul varavalges asub toimetama, et see televisioon teieni jõuaks ja kas või seesama kööginurk, mida me siin kohe Sandraga tegema hakkame. Tere hommikust, Sandra! No, täna on märksõna tofu. Ma usun, väga paljud inimesed poes kõnnivad sellest täiesti tuimalt mööda, sest saanud korra selle maitse suhu, nad enam seda ei taha. Sest on suhteliselt maitsetu. Jah, ta on tõesti niimoodi tooraine, nad on põhimõtteliselt soja toorjuust. Ja seda tehakse sojapiimast, mida omakorda tehakse siis sojaubadest. Nii. Et on selline taimne alternatiiv, hästi valgurikas ja rauarikas. Ehk et kui olla taimetoitlane, siis tegelikult asendab seda, mida saavad lihasööjad siis lihast. Ja tegelikult tofu ja taimetoitluse seos on levinud ainult Põhja-Ameerikas, Euroopas, Austraalias, Uus-Meremaal. Et tegelikult Aasiast, Hiinast, kus näiteks tofu pärit on, et seal on ta lihtsalt selline kvaliteetne tooraine, mida kasutatakse ka lihatoitudes näiteks. Selge. No, see on nüüd selline tavaline tofu. Ma maitsen seda. See on nüüd ilmselt see, millel peaaegu maitset ei olegi. Jah. No ka ei ole, natuke on köömneid siin sees, köömne maitse ongi. Jah, ta on selline hästi neutraalne. No maitsetu. Jah. Aga selleks, et seda süüa, peaks see kuidagi parem olema, et ta vähemalt mulle meeldima hakkaks. Jaa, minule meeldib tofut enne marineerida näiteks. Marineerida? Jaa, et minul on siin juba eile õhtu panin marinaadid, on siin terve marineerinud. Ja siis selle tofu ma paneerin ära tempura jahus, siis panen riivsaia sisse ja praen krõbedaks. Nii, aga kuidas sa marineerisid? Mis talle lisaks panid siis? Ma panin grillkastet, sellise suitsuse mekiga kvaliteetset grillkastet ja natuke soola, et siis ta on terve öö neid maitseid sisse imanud. Üle öö seisab siis, jah? Jah, soovitan. Siis siin on pehme tofu. Täitsa sellise nime all ongi poes. On. Ja see on hea salatitesse, pajaroogadesse, autistesse, aga ka eeldab, et paned ikka mingid maitsed juurde. Näiteks karripulbrit soovitan panna. Sobib. Kas on võimalik, Sandra, see tofu tegelikult niimoodi toidu siis ära peita ja niimoodi ära maitsestada, et inimene ei saagi aru, et kes tofut on korra maitsnud seda maitsetut tofut, et tegelikult nüüd ongi seal tofu sees. On võimalik ära petta, jah? On võimalik, eriti veel ahju toidus. Ta meenutab kergelt muna ahju toidus. Kui seesama pehme tofu panna, mingi kartuli ja köögiviljadega panna see pehme tofu, panna karrit, sojakastet, pipart, siis ta on täiesti väga maitsev. Et tema tänane eesmärk olekski muuta see tooraine siis hästi meeldivaks. No ma usun sinusse teades, et sa köögis saad suurepäraselt hakkama. Kuidas seda muudad meeldivaks? Mis sa teed? Me tuleme veel kööki tagasi ja anna selline lühike kiire ülevaade. Mul on plaanis 3 lihtsalt toitu. Seesama marineerinud tofu. Tema ma paneerin siis ära, panen krõbedaks, siis selle pehme tofu ma panen värske salati sisse, koos karriga siis. Selline mõnus värske toitev salat ja selle kõva tofu ma lõikan õhukesteks viiludeks, praen pannil mõlemalt poolt krõbedaks ja segan grillkastmega läbi jälle. Ja siis see on lihtsalt siuke mõnus suitsune krõbe snäkk. Ja kõhu teeb täis ka ju? Jaa, ta on toitav. Just. Aga seda kõike me tuleme siis siia kööki tagasi uuesti vaatama. Ja nüüd kööki tagasi ja Sandra on siin vaeva näinud veidi rohkem kui pool tundi, et seda tofut teha siis võimalikult vastuvõetavaks ja maitsvaks. Just, et mul on siin värske salat, tunned värske basiliku lõhnan. Ja. Tofu lõhna ei tunne, ütleme ausalt. Ja tofu ei lõhnagi just kui? Ei, väga ei ole. Tunda ja ta niimoodi aromaatne ei ole. Et siin on punane sibul, küpsed kirstomatid, jääkapsas ja siis tofut ja karrit ja sojakastet ja õli. Ja tuleb seda tofuga tehtud asja ikkagi natuke selliseks ägedamaks teha, eks ju, sest tofu on hästi maitsetu. Jah, tasub pigem üle maitsestada. Pigem maitsestage üle, kui tofut. Kuigi mina olen harjunud juba tofut, ma olen 6 aastat tarbinud. Mina olen harjunud juba niisama leiva peale ka panema teda tegelikult. Täitsa niimoodi, toores viil, tomat peale, sool, pipar, täiesti normaalne. Nii, ja siin? Ja siin on meil krõbedaks praetud tofu, mis on grillkastmega läbi segatud ja siis on see tempurajahu ja riivsaiaga paneeritud tofuviilud. Mis see tempurajahu on? Tempurajahu on selline riisijahust tehtud, selline natuke liimias jääb ta, kui ta veega läbi segada, et ta asendab edukalt muna näiteks. Ja Aasia köögis köögivilju siis kastetakse sisse fritüüri ja on sellised krõbedad köögiviljad, võib-olla saanud kunagi mõnes söögikohas. Taimetoitlased, me rääkisime sellest, et asendavad tofuga tegelikult liha. Kui tihti seda siis tuleks süüa, et see vajalik valgu kogus sealt kätte saada? No öeldakse, et norm on 300 grammi tofut päevas isegi. Aha, iga päev ikkagi võiks olla? Aga see on selline, pigem selline mõistlik kogus.
et seda ei pea iga päev, aga noh, üle 300 grammi võib-olla ka ei tasu samas. Liialdada ka ei ole mõtet. Et 25 grammi sojavalku päevas soovitatakse üldjuhul inimesele. Ja ma saan aru, et seda tofut tegelikult annab väga paljudesse toitudesse panna. Jaa, lihtsalt tuleb natuke fantaasiat kasutada, et kui oled ostnud tofu ja ei oska sellega midagi teha, ära viska kohe ära. Proovi seda natukene, kas või prae kõigepealt pannil, lõika viiludeks prae, pane maitseainet, pane mõne vrapi sisse köögiviljadega, väga maitsev on. Anna tofule võimalus ühesõnaga, aga seda ei saa ju teha, et kui on ahjupraat, siis ma asendan selle liha sellise korraliku tofukantsakaga. Et päris niimoodi retseptides liha tofuga asendada ei ole võimalik. Päris niimoodi ahjuliha küll mitte ja, aga täiesti korralikke burgeripihve saab küll teha, nagu näha. Suurepärane. Aitäh sulle, Sandra, täna. Ja näete siis, toful on mitmeid kasutusvõimalusi ja leidke ta üles, mis siis, et te siiamaani olete sellest riiulist suure kaarega mööda käinud.